Enam kui 100 aastat on Babcocki ülikool harinud ja võimestanud tudengeid. Praegu on kampusel rohkem kui 10 000 tudengit ja ainult 8% neist on adventistid. See annab võimaluse jagada Jeesust paljude inimestega, kes teda veel ei tunne. Institutsioonina on meie igatsuseks jõuda paljude tudengiteni, kes siin õpivad. Me tahame, et nad õpiksid Jeesust tundma enne, kui nad sellest ülikoolist lahkuvad. Hoides Jeesust oma tähelepanu keskmes nii klassis kui sellest väljaspool, on paljud tudengid evangeeliumi omaks võtnud ja jagavad seda teistega. Meie visiooniks on, et me oskaksime Kristust nii esitada, et neist saaksid oma kodudes tema jüngrid. Ja nii saab ajapikku adventkogudusest nimi, mida tuntakse kõigis kodudes üle maailma. Lisaks vaimulikele atmosfäärile kampuses julgustatakse tudengeid kohalikku kogukonda teenima. Babcocki ülikool pakub mitmeid võimalusi, kuidas tudengid saavad vabatahtlikena oma naabrite vajadusi teenida. Hiljuti organiseerisid suur hulk tudengeid ja töötajaid tasuta tervisekliinikuid. Tudengid soovivad, et inimesed teaksid, et nad hoolivad neist ja et on olemas Jumal, kes neid armastab. Püüame igas kohas, kus me oleme oma sõnade ja tegudega Jeesust Kristust kõrgeks tõsta nii, et meie sõnad ja teod oleksid omavahel kooskõlas. Nii teavad meie tudengid, et oleme tõepoolest Jeesuse ja tema peatse tagasituleku suhtes kirglikud. Tagasiside on olnud väga positiivne ja Babcock on kogukonnas hästi tuntud. Babcocki tudengid ja töötajad on seda meelt, et on oluline alustada haridusega varakult. Laste kasvatamine koguduse vaimus on kooli üheks fookuseks. Paljud tudengid aitavad vabatahtlikult lasteprogramme läbi viia. On sadu lapsi, kes soovivad Babcocki pakutavatest programmidest osa võtta ja paljud neist ei tunne veel Jeesust. Nad tulevad erinevatest usulistest taustadest, kuid neile kõigile meeldib Jeesusest õppida. Paraku pole neil lastel kindlat kohta, kus õppida. Nende tegevused on tihti ootel, kuniks mõnes hoones tekib vaba ruum või viivad nad programme läbi puu all. Vahel rikub vihmane päev selle kõik ära. Babcocki ülikool soovib ehitada uue noorte mõjukeskuse, et anda lastele stabiilne koht, kus nad saavad õppida ja kuhu ka oma naabreid kutsuda. Minu selja taga siin on koht, mille ülikool on andnud mõjukeskuse ehitamiseks. Me kutsume seda noorte mõjukeskuseks. Sellest saab koht, kus me õpetame lapsi erinevates valdkondades, vaimulikus, akadeemilises, füüsilises, intellektuaalses ja sotsiaalses valdkonnas. Usume, et noorte harimise kaudu julgustamine omakorda teisi mõjutama. Praegusel hetkel on meie nimekirjas 400 kuni 500 noort. Kuid ei ole kohta, kus neile saaks anda teadmisi, tuge, tulevikuplaane ja missionitööd. Meil on kogukonnas palju missioniprojekte. Me peame ette planeerima. Meil ei ole kohta, kus hoida oma materjale ja varustust. Nende pidev liigutamine teeb neile kahju. Peaksime ühtlasi teadma, et meie lapsed on õrnad. Nende eest on tarvis hoolitseda. Peame ka meeles pidama, et nad on tugevad, südamelt noored ja tahavad tööd teha. Nad tahavad kasutada oma energiat Jeesuse Kristuse heaks. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest aitab ehitada noorte mõjukeskust Babcocki ülikooli juurde, et järgmine põlvkond teaks, kuidas Jeesust oma kogukonnas jagada. Teie annetused aitavad ehitada ka kooli Gaboni, kus hakatakse pakkuma adventharidust sadadele lastele, kellel praegu puudub sellele ligipääs. Aitäh teie toetuse ja missioniannetuse eest. Tahan tänada ülemaailmset kirikut, peakonverentsi ja meie toetajaid selle eest, et meil oleks sobiv keskus meie lastele.
Ja ma tänan kogu kirikut üldiselt. Õnnistagu Jumal teid, teie teenimistööd. Ja ma palun, et Jumal teeks meid järjest tugevamaks, et kuulutada evangeeliumi lõpuni, et Jeesus saaks peagi tagasi tulla.